Mis nali see siis nüüd on? Kell on 6:15 hommikul, esimesed päiksekiired juba paistavad, aga kuna Soomes sai söödud ainult purksi ja söörikuid, siis nüüd on aeg uuesti trenniga järje peal saada. Kell on alles 8:30 ja päike juba särab kõrgel taevas, see on super. Toppingut ka natuke. Soome kraam. Aga nüüd. Mis nali see siis nüüd on? Ära kuku. Tammne. Mis nali see siis nüüd on? Kütsi hind on 1,429. 1,429. Mul ei ole sõnu enam ausalt, noh. 1,429. 1,429. Pakki on alati tore saada, aga mingis videos näetegi, mis siin sees on, aga enne pean veel Saaremaal ära käima, siis saan näidata. Aga see kütushind täiesti pekkil lihtsalt. 1,429. D-vitamiin, I need you. See on hea kraam. Oh yeah. Sa ütlesid blogger. Ma ütlesin mulle booger. Siin sees on siis selline asi. To be continued. Aga see pilt, mille ma sealt tõin. Selline Kuressaare linnus. Selle pildi ma loosin siis homme enda Instas välja, ehk siis teie jaoks täna, ehk siis 16. aprill 2019. Vaadake minu Instagrami, sinna panen juhised, kui keegi muidugi peaks tahtma seda. Aga selle jaoks pean ma ta ära ka signeerima. Kui see praegu pekki läheb, siis on loos cancel. Et kui ma Instagramist loosi ei leia, siis läks pekki. See on peaaegu sama hull kui kas punane juhe või sinine juhe. Otsustavad hetked. No vist toimub loos, vist. Kõige parem just ei tulnud, aga kui keegi tahab seda, siis minu Insta 16. aprill. Täna, homme. Niimoodi siia seinale. Suuruselt veits suurem kui A4. Aga ma tahtsin rääkida ühest asjast, nimelt otsused ja otsuste tegemine. Me teeme iga päev kümneid, võib-olla sadu otsuseid. Alustades sellest, mis me hommikul selga paneme, mis me sööme ja kas me ütleme mingile asjale, mingile tegevusele, tööle, jah või ei. Ütleme, et riiete valimise ja selle söögi valimise me nende jaoks üsna lihtsaks proovinud teha. Aga see, kas ma ütlen mingile tööle, mingile asjale, jah või ei, see on lihtsalt... Ma lihtsalt vahel ei suuda seda otsust teha. See on nagu otsuste tegemisega on selline lugu, et kõige parem otsus on see, kui sa teed õige otsuse. Hea otsus on see, kui sa teed vale otsuse. Ja kõige halvem otsus on see, kui sa ei tee üldse otsust. Ma ei tea, kas see oli arusaadav praegu, aga... Ehk siis lihtsalt öeldes, õige otsus on alati parem kui vale otsus ja vale otsus on alati parem kui tegemata jäänud otsus.
ehk siis igal juhul otsuse tegemine on parem kui selle mitte tegemine. Aga tihtipeale ma lihtsalt ei suuda seda otsust teha ja see jääbki tegemata. Ehk siis on igal juhul halb. Aga ma üritan kogu aeg parandada ennast, et see otsuse tegemine tuleks kiiremini. Ja tihti on see, et me ei teagi, kas see otsus, mis me teeme, on õige või vale. Ehk siis igal juhul mingi tehtud otsus on hea otsus. Ja siin teisel pool muideks on ka üks proovipilt ka signeeritud. Veits määrdunud, aga kui keegi tahab, võib kirjutada mulle. Seda ma homme välja ei loosi. Aga siin on nüüd teisel pool otsused. Äkki keegi tahab hoopis nõndapidi seinale panna seda. Why not? Otsused. Ja mida kiiremini mingi otsus tehtud saab, seda parem, sest vähemalt mul on nii, et kui ma mingit asja otsust mõtlema jään, siis see jääb peas ketrama ja see ei lase mingeid muid mõtteid korralikult mõelda. Õhtu lõpetuseks tulin nüüd siia mere äärde loojangut vaatama, pildistama. Viimased päevad on siuke veits rahutu on olla olnud. Mõtlesin, et äkki meri rahustab, mere loksumine. Ja muidugi nii vaikne, et meri ei loksugi. Mere lähedus on ikka alati siuke hea rahustav. In hindsight, I can't regret a bit. Even a blind dyke can tell that you a pussy ass bitch taking no risk. Raise the stakes and let it marinate. Grew and let the residue resonate. Rebelling to replenish the health. My ex say she an open book, filling the shelves. Drawing hearts from a deck of cards, no love was dealt. Superman rolling kryptonite to kill feelings. Ilus lõpp sellele päevale. Aga teie, olge ikka mõnusad, tehke ägedaid asju ja näeme jälle homme. Ciao! Heavy eyes, but I'm light on my feet.